Ja algamas on siin siis teine osa ja see on ka viimane osa sellest sõidust. Ja kui esimene osa algas selline optimistlikult ja selline rõõmsameelselt ja lootuses, et sõidame 20–22 kilomeetrit maha, siis selles osas me saame ikkagi teada, kuidas ta sõidab. No ma saan aru, et järelikult on ikkagi hiinlased siin mingi akuga mööda pannud. No võib-olla aku mahutavus võib isegi olla, aga piisab sellest, et seal juba 1 või 2 elementi on juba viletsad kogu selles akupakis. Ja siin ongi kogu lugu. Ja tõepoolest, ma sõitsin sellega kogu aeg ringi 1. juuli kuni 20 nüüd juuli, lihtsalt sellepärast, et nagu roller, kui sul on parem põlv on haige, sa ei taha jalgratta peal selle põlve liigutada ja lihtsalt põlved on koos. Ja see ma ütlengi, ma juba varem ütlesin selle, kui ma sõitsin eelmine aasta selle Honeywayliga ringi, mis on samasuguse nagu form factor'iga, ma ei oska isegi eesti keeles öelda, kuidas see oleks nüüd, või see form factor'i konstruktsiooniga samasugune. Et ma rääkisin, et see sobiks just naisterahvastele. No mitte noored tüdrukud, need tahavad kõik 4, 50 ja 60 kihutada, aga natukene vanematele ja just niiviisi, et kuskil poodide vahel käia või et kui sa orjad näiteks Raatuse tänava Selveris kassapidajana ja sul on pärast vaja sõita Leevikese tänavale näiteks Tammelinna koju, siis sa sõidad sellega vabalt ära. Ja jääb veel ülegi, et sa saad veel hommikul tööle sõita ja sellega veel pärast tagasi ka tulla. Ja ronib ilusti üles Riia tänavalt, Pargi tänava tõusust ja Paeri tänavalt. Vallikraavist ma ei proovinud, sest seal on ebameeldiv sõita, seal on need vihmaveerennid ja sealt põmsutad üles Jakobimäest ja Vanemuise tänavast ma ka ei proovinud, need on natukene liiga. Aga need sobivad ka veel sellisele pikkusele, mitte, kuidas mõttes sobivad ka nendele, aga ütleme, et kui sa oled juba rohkem kui 1,75 m, siis sa võid selle pisikese kipaka elektrilise tõukeratta peal väga selline koomiline välja näha, nagu mingi suur karumõmm. Ja miks veel naisterahvale ta sobib, ta on kerge. Ja ta ei vaja mitte mingisugust liikluskindlustust. Ja veel üks asi, tal on ju kiiruse piirang ikkagi 25 kilomeetrit tunnis. Ja tal on küll äpp, millega saab seda kiiruse piirangut lahti lukustada, aga see on äärmiselt ebamugav on seda kasutada ja väga idiootlik on. Ja veel üks asi, kui muidu on nii, et lukustad selle kiiruse lahti, siis ta nagu jääbki. Aga siin on niiviisi, et lülitad välja, tõukeratta lülitad jälle sisse, siis see kiiruse piirang on jällegi 25 kilomeetrit peal, aga ei olegi mõtet sellega kiiremini sõita. Muidugi on see asi, et kui tal on ikkagi rattad on väikese läbimõõduga ja ta tunnetab igasugust seda kivikest, mille sa üle sõidad. Ka selle Honeywayliga on samad moodi, et ma ei soovita proovida ühe käega sõita. Kui sa just näed täpselt teed ette, et on täiesti mingite kivi ja oksa ja millegi vaba, siis võib-olla veel, aga mitte nii, et hakkad jälle kuskilt telefoni, kuskilt sõidu ajal välja otsima ja susserdama ja nihverdama seal peal, see võib lõppeda kurvalt. Aga just see, et ta on sul istmega, siis sa ei kuku plärtsti ninuli. And in here is starting and ending the second part, and we seeing that it's how it's ending and how it's the mileage and the batteries, it's terrible. Maybe it's some element, maybe it's not working in the battery pack, and that's all. Итак, здесь начинается и кончается, и мы этот поездка, и здесь мы видим, как много или мало мы поедем. Может быть только что в одном этом пакете 2 или 1 элемента трявые, и все это испортит. Nii.
И да, не останавливался. Я думаю, что где-то там в июне или июле, что этот самокат тоже поменяем подшипники. Я смотрю, что куда-то энергия пропала. Раньше было 2 уровня, я вижу, что только здесь только 3. Если так дальше пойдет, не надо обратно толкать этот. Так. Тут сзади через этот не сарай, а этот барн. Как этот на русском? Амбары едем. И сделаем здесь первую остановку. И этот опять может быть этот китайская аккумулятор, что если он стоит, он показывает все уровни. А если мы едем, он пропадет. And we seeing only the 2 green levels. And we was riding only the 10 kilometers. And here is showing it's a display, it's a 10 kilometers. Так. And yes, China's it's again, it's like it's a cheat it does. In here, it's not 12 ampere hours capacity batteries. It's it's and this is a borough is Ilmatsalu. In German name it's Ilmatsachl. And I think that it's a Ilmatsalu manor park, but it's not a manor or have. I'm not believe that it's a Ilmatsalu manor house. It's exist. And it's looks like it's a fat. И так он выглядит, этот хреновина здесь. Маленькую паузу сделаем. Так. Одно батарейки у лампочки или я не поставил мигать. Все. Одно батарейка у этого лампочки, что оригинальная, это уже только... может быть, так. У меня этот крышка провалится. Странно. Они, да, это китайское барахло. Поэтому контакт не дал. Так, все, вырубаем один момент. And if you are lost so quickly, it's the battery levels. It's I'm riding it's back to home. And start again. And we're riding to here. When I'm turning on the GPS, it's 33 minutes. И так как уровни и так быстро пропали, я очень боюсь насчет этого, что не надо опять домой толкать это. Да. Как-то не хочется этого сделать. В прошлый раз я как-то ехал здесь на правом стороне на этой дороге. Я думал, что это пешеходная только, но оказывается нет, не смешанная. Я там... Ну, это прошлым летом. Backside watching a mirror, everything is clear.
In the last summer, where it was rainy summer, it was the small lakes level was more high, I think. It's only showing that it's a one level with a battery. I'm riding it a little slower, or I need to walk back to the home. Little, it's slower speed. И так еду поменьше скорости, а то я не доеду домой с этим. Так что все. Рейка, можно так сказать, что полное говно здесь. Что закупленный с Алиэкспресс, что не советую. Надо перестроить батарейку, вот что делать. Вот он даже уже здесь начинается медленно подниматься. Ну да. Но этот, конечно, ненормально. And that it's not normal. It's if you have it now, it's only have one level of batteries. And it's not more power when if you're still riding only 15 kilometers per hour. And it's a bad quality battery. And it's you need to buy or build it or somebody was building it. Maybe it's a better battery with better elements. Maybe it's. If I'm starting by walk, it's back to the city. Here it's 9 kilometers. Итак, 9 километров мне отсюда, если я начинал бы здесь прогуляться, это был бы этот был бы 9 километров. Что-то не хочется никак. Ja kui ma siit peaksin tagasi linna minema, siis on kuradi 8 kilomeetrit, 9 kilomeetrit. Ja kurat, seda kõike ma küll ei tahaks. Üldse ei tahaks. Aga jah, aku on väga vilets, ütleme öelda. Poodides linna vahel liirutada pole kindlasti probleem, nii proovime nii üles saada, et siin ühtegi autot ei olnudki. Nägin. Aga jah, kahjuks. Et no ja me näeme siin, et siin ei ole üldse rõõmu ei ole. Väikene tõus ja me enam edasi ei saa. Et ma pean tõesti jala tagasi lükkama. Uskumatu. And it's unbelievable. It's not riding. And I'm disappointed. It means that need to invest for a new battery. Yes, I was hoping that we can ride it like it's a 20 or maybe it's a 22 kilometers. Now we was riding it's only 12 kilometers. And it's only the last red level it's showing. И так последний уровень, который показывает на красный. Этот только сейчас осталось. Ну да.
Да, да. Да, za 205 euro kупil barahlu ja 205 euro eest ostsin täieliku jaburduse, tuleb investeerida, lasta teha uus aku. Kui siia tegelikult mahub siia isegi pikem aku sisse, et võimalus on isegi ju saada siia tõepoolest ikkagi siis mingi 12 ampertunnine aku korralike elementidega. Et jah, aga see kõik on jällegi selline liigne kulutus, mille peale nagu ei ole mõeldud. No ütleme, et nii, et 9 kilomeetrit sõidate siis normaalselt. Kurat, küll ma ei taha sealt Rahingelt jala lükata koju. Oleme sõitnud maha 12 kilomeetrit. Kurat, see on hulka maad siit tagasi koju lükata teda. Ja mul ei ole muidugi ka laadijat ei ole kaasas, et Rahinge poes näiteks või lihapoes natukene laadida. Et see on jah selline täielik selline fiasko, ütleme nõnda siis. Итак, полное фиаско. У меня зарядки даже нету с собой. Здесь есть мясной магазин Рахинге. Может быть, там можно было бы зарядить немножко. Может быть, они сегодня закрыты. И мне этого даже этот зарядить не удается никак. Ой, мне надо здесь уже где-то там 8 километров надо обратно таскать. Вот так. Этот 2 часа почти что надо ходить. Ну да, да. Здесь есть где-то поворот, который показывает вроде 7 километров. Но я не уверен. Ну, едем хоть 14 километров в час. Этот, конечно, и ветер напротив тоже есть. Но мы уже не едем. Но этот уже... Этот 1 километр, и еду долго и долго. Здесь я смотрю. Ну да, ну да. Где-то здесь он должен сдохнет, этот аккумулятор. And somewhere in here I think that we are stopping it. And let's turn on walking mode. We're riding it slowly. But we're riding it 11 kilometers per hour. It's better when it's to walk.
I'm really hope that we can ride. It's like maybe it's a 20 or 22 kilometers. But we seeing that we just was riding only 13 kilometers, and I'm not sure that. It was very good if you are riding it's back to your home. It's slowly, it's a better than walk. Ja parem on kurat sõita kas või niiviisi aeglaselt kui kurat kui jalutada. Ja iga rahvasportlanegi liiguks minust praegu kiiremini mööda. Bruno Junk läheks ka minust mööda praegu. Bruno Junk oli kunagi ju, kas ta ikka olümpia võitis ära või? Vist ikka võitis või? Kas mingi 56 või mis aasta see 58 või mis aasta see Melbourne võis olla või? Ma võin ka eksida nüüd nendes või oli ta isegi 52 aastat vaevalt tõenäoline, see on veel Stalini ajal. 56 või 58, millal need olid, oota vaatame, olümpiamängud 80 oli, siis oli 76, 76 oli Montreal ja 72 oli München, 68 ei mäleta, 64, kurat siis pigem 60 pidi see aasta olema, kas 60 või 56 järelikult oli vast see Bruno Jungi see aeg vist. Et niisugused lood. Ja. Kõik tundub nagu hea olema, aga kuredi hiinakad on niivõrd sitasti või niivõrd sita aku on teinud, et see on lihtsalt kohutav, kui sita aku nad on teinud. Lihtsalt kohutav. Pean kuradi rääkima selle. See, kes need kuullaagrid mul ära vahetas. Mis mul selle Honeywheeliga juhtus selline asi selle tõukerattaga, et terve sügis otsa sõitsin ju selles Poris seal lägas. Või no kas just Poris või lägas, aga nagu need ilmad olid ja natukene kui seal detsembri lõpus veel ka soojem oli ja veel selline lumeläga oli. Ma sõitsin tollega ringi ja tõepoolest piduri supportite vahele kogunes seda kuradi, nii-öelda tõesti siis seda läga. Ma ikkagi hoolsasti puhastasin ja tegin seal kõike ja endal just seal nagu õlitasin siia sinna erinevate asjadega küll puhastasin ja pood on vist lahti, aga mul ei ole laadijad kaasas. Ja siis, et nagu ikkagi, aga ilmad läksid siis kuradi rõvedalt külmaks, läksid kohe, mis enam seal sõidurõõmu talvel. Kohe äkitselt läksid ju külmaks, 27. detsember 2025 läksid äkitselt külmaks. Ma just nende sõitude järgi, mul on asjad nagu hästi meeles. Ja kas ma mitte mingi 21 või 22 detsember ei teinud ma seda videot selle Honeywheeliga, kui mul oli pandud see porilaud peale. Midagi niisugust see võis olla kuupäev või oli detsembri alguses, igal juhul. Ja tõin ta tuppa, esikus mul oli ta seal sellepärast, et garaažis läheb liiga külmaks. Ja jalgratastelt oli mul ka, kõik akud olid maha võetud ja need olid ka sauna eesruumis olid. Seal on normaalne temperatuur akude jaoks.
ja aga tõukeratast me ei hakanud kuradi keldrisse sauna vedama, see oleks nõme olnud. Jätsin esikusse, õnneks ruumi oli ja oli nagu talv läbi ikkagi nagu toasoojuses. Mingi üks moment oli teda vaja seal natukene liigutada või nihutada, seal koristada oli vaja. Ja vaata, kurat, et ei liigu. Ja siis vaatasin, et kurat, esimene ratas on täitsa kinni jäänud. Ja jube halvasti keerleb. No olgu. Ja siis oli selline asi, et oli selline asi, et hakkasin otsima, et kurat, et kus kuradi kohast meil seda, kes oskaks meil nagu seda kuullaagrit õiget leida või vahetada, et et parem kuullaager panna siin nagu mitte nagu need hiinakad, mis seal siis on, mis lasevad selle veel kõik läbi. Ja leidsingi Tartust ühe inimese. Ta tegelikult tegeleb hoopis muu ala, mees on tal see põhiasi. Aga ta oskab nagu sellist kõike teha ja mul tuleb nüüd meelde, et ta vist akudega ka oskas tegeleda või on ise ka akusid ehitanud, nii et tegelikult ma peaksingi tema poole pöörduma. Natukene püsti seista. Nii, võib tagasi istuda. Selle sadulaga vajab harjumist. Aga igal juhul parem, kui see originaalsadul oli selline kitsas, ma oleks ammu siin kuradi tagumiku valusaks istunud juba. Ja siis sain taga jutule ja sai siis see tõukeratas tema kätte viidud. Ja siis ta vahetas seal kuullaagrid ära ja ütles, et need kuullaagrid peaks seal küll nüüd paremad olema kui tunduvalt, et ütles, et need elavad oma eluaja lõpuni, et ennem laguneb sul see ära, aga kõik see on muidugi ka suhteline. Et peaks seda, et ei tohiks seda vana kuullaagri, mis välja sai võetud, on niiviisi, et lausa krõbiseb. Võtad sõrme peale, viskad sõrme otsa nagu sõrmus ja proovid seda väli, mis seda ringi ajada ja kurat ei käi lihtsalt niiviisi. Ja ega tagumise ratta omad ka suurt, väga palju paremat ei olnud. Natukene olid, aga siiski. No ja. Ja siis kurat, ma jõuan juba linnale isegi lähemale, ma juba näen kaugelt linna piiri. Aga sinnani on veel maad ja maad. Jõuaks ikkagi ennem kuskile kas või linna piirinigi ära, siis ei ole nii häbiväärne. Ja siis juhtus selline asi, et kui ma siis selle tõukeratta kätte sain ja hakkasin koju sõitma siis selle remondi, selle juures sealt kuti juurest. Siis juhtus selline asi, et ma vaatasin, et oi, et midagi on elektroonikaga või elektriga on mingisugune viga sisse tulnud, et elekter jääb peale, et kui ma vajutan elektrigaasi, et võtaks nagu selle püsikiiruse maha, et see ei tulegi maha enam, mis jama see on. Aga tuleb välja niiviisi, et hoopis vaba jooks on muutunud lihtsalt niivõrd hääks, et ta ei taha seisma jääda. Vot, milles oli hoopis asi. Et sellised rumalad lood. No tõepoolest ongi niiviisi, et kui ma siin ka näiteks sõitsin ja võtsin siis elektrigaasi maha, siin on ta uus, ma täna esimest korda sõidan taga üldse ju. Ja siis on niiviisi, et ma tunnetan, kuidas moodi ta nagu mul vanastigi jääb nagu mingi aja pärast jääb ise seisma. Aga see teine nüüd sõidab ise ringi nagu ise tahab. Aga mina just mõtlesin niiviisi, et sellega oleks veel parem siin poodide vahel ringi õõruda. Näed, rahvasportlased jooksevad vastu mulle siin. Sellega oleks mul veel parem võib-olla ringi õõruda. Et ringi õõruda, sellepärast, et tal ei lähe kummid ju katki. Selline asi, et huvitav, et hakata rattaid ringi tõstma, väga nõme on.
ikkagi peaks sellise lahenduse tegema, et viima selle ka selle meistri kätte. Korraga lasta siis juba kuullaagrid ära vahetada ja lasta siis tal ehitada ka korralikest elementidest ja suurema mahutavusega elementidest ehitada siia natukene ikkagi parem akukene sisse siia. Me oleme veel tegelikult linnast ikkagi veel kaugel. Kurat võtaks, siit annab veel astuda, siin on veel hulka, veel on maja, siit tuleb vasakud kätt tulevad veel. Et siin ringteeni on veel hulka aega ja enam sõita ei taha. No. And it's not moving. And we're riding, it's a 15 kilometers only. It's a very bad quality batteries. Alright, and in here is walk and walk. It's back to home. It's so much. Ну все, больше не едет. All right. We was riding, it's only 15 kilometers and last 4 or 5 kilometers we are riding in the slow speed. 9 kilometers or 10 kilometers it's riding, it's a normal, but we wasting it's a very quickly all batteries. И так, вырубаю все это. And I turned off my GPS and starting to walk to home. In one moment I turned off the camera. I'm going to that side. In here it's people are walking, in that side it's riding and running. And I heard it's a skylark. And GPS showing that we are walking, it's 4 kilometers per hour. GPS näitab, et ma kõnnin 4 kilomeetrit tunnis. No, võib ka nii olla. Kusjuures seda, jah, selle Honeywheeli, kui ma käe kõrval olen proovinud teda lükata, on teda kergem lükata. Siin on nagu selline palju suurem vastupanu. Kuradi hiinlased küll, ei suuda ära kiruda neid. Sellise asjaga siis, et läksime alt. Nii, olgu, lülitame välja. Üks osa tuleb siis meil tunni ajana. And we turned off the camera. Et siin on, ei tea, kui vajem. Все это авантюра закончилась.